armsad sõbrad, ma soovin teile õnnistatud nelipüha, sest just nimelt see püha on kätte jõudnud. See päev, mil me meenutame seda, kuidas Jumal täitis oma tõotuse valada Jeesuse jüngrite peale püha vaim, anda neile püha vaimu annid ja vägi selleks, et nad võiksid täita nende kätte usaldatud missiooni, kuulutada rõõmusõnumit Jeesuses Kristuses teostunud jumalikust päästest kõigile inimestele, mitte ainult Jeruusalemmas, mitte ainult Juudamaal, vaid kogu maailmas. Nelipüha nimetatakse vahel ka kiriku sünnipäevaks, sest see oli see päev, mil püha vaimu läbi julgust saanud apostlid tulid välja suletud uste tagant ja hakkasid tegema seda, milleks nad olid kutsutud ja läkitatud. Nelipüha on eesti keeles üks huvitav sõna. Tihtipeale tõlgendatakse seda nõnda, et see tähistavat 4. suurt püha kiriku aastas alates jõuludest, aga selle loeteluga on nii, et ega keegi päris täpselt ei oska ütelda, millised need 3 esimest on. Jah, jõulud, Kristuse sünnipäev, see on selge, ülestõusmispüha samuti, aga milline on see 3? Mõned ütlevad, et see on taevaminemmispüha, 40 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist. Mõned ütlevad hoopis, et see on ilmumispüha, 12 päeva pärast Kristuse sündimist. Olgu sellega, kuidas on, need pühad on igal juhul kõik väga tähtsad. Vahel öeldakse ka, et nelipüha võib tähendada seda, et seda püha peeti nii tähtsaks, et selle tähistamine kestis 4 päeva. See ei ole päris õige, kuna vana tava järgi peetakse nelipüha tervelt nädal aega. See tähendab pühapäevast kuni järgmise pühapäevani, mida me nimetame ka kolmainu Jumala pühaks. Minul endal on teine teooria ja nimelt Vanas Testamendis nimetatakse seda püha, millega meie kristlik nelipüha kattub, nädalate pühaks, ja selle sõna nädal me oleme saanud slaavi keeltest ja seal kõlab see, nagu näiteks ka vene keeles tänapäevani, see sõna nädal, nedelja, ja mina mõtlen, et aga võib-olla on nelipüha hoopis lühend sellest nädalate pühast. See ei ole oluline mitte niivõrd keelelises mõttes, vaid sellepärast, et see nädalate püha on, võiksime öelda, pühade püha. See on 7 nädalat, 7 korda 7 päeva ja siis veel 1. See on justkui täiuslik arv, täiuslik päevade hulk alates ülestõusmispühast. See tähendab, et püha vaimu väljavalamisega tõepoolest Jumal viib lõpule kõik selle, mida ta on alustanud juba Kristuse sündimisega, aga edasi tema püha eluga ja kõige enam tema kannatuste, surma ja ülestõusmisega. Ja see täitumine, see täide minemine tuleb tegelikult esile ka sellest pühakirja tekstist, mida me nelipühal alati loeme, vähemalt kui me võtame algse kreekakeelse teksti, nii nagu sealt tuleb esile ka see, et tegemist on 50. päevaga, võiksime öelda siis juubelipäevaga alates Kristuse ülestõusmisest. Nimelt see nelipüha on kreeka keeles 50. päev. Et kui me loeme siit Apostlite tegude raamatu 2. peatükist, kui nelipüha päev kätte jõudis, siis tegelikult sõna-sõnalt me võiksime tõlkida umbes nii, kui 50. päev või 50 päeva täide sai. Kui Jumal oli lasknud kõik täide minna, ka need 50 päeva, need 7 nädalat, 7 korda 7 päeva ja neile lisatud veel 1. Nüüd on see aeg käes. Nüüd lähevad kõik tõotused lõplikult täide. Ja see on väga tähtis ja see on väga suur ja imeline sõnum. Ma loen siit natuke edasi. Ma ei loe praegu kogu teksti,
mida me tavaliselt nelipühal loeme, Apostlite tegude raamatu 2. peatüki salmid 1-11 või 1-13, erinevates kirikukalendrites võib see olla veidi erinev, vaid ma loen siit paar esimest salmi või õigemini 4 esimest salmi. Kui nelipühapäev kätte jõudis, see tähendab, kui need 50 päeva täis said, olid nad kõik koos ühes paigas. Need kõik olid siis Jeesuse apostlid ja seal oli veel teisigi inimesi, Jeesuse ema Maarja ja naisi, kes Jeesust järgisid, kokku umbes 120 hinge. Nad olid kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Siin on veel üks salm, mille ma tõlgiksin natukene teistmoodi. Ja nimelt, kui meile siin öeldakse, et nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas, siis sõna-sõnalt tõlkides oleks see hoopis niimoodi. Ja neile ilmus hargnevaid keeli otse kui tuli ja see võttis aset neist iga üksiku peal. Siin kasutatakse ainsuse vormi. Mitte, et olid tulekeeled, millest siis iga üks mitmuses laskus kellegi peale, vaid oli üks tuli, mis nagu hargnevate keeltena laskus ainsuses nende igaühe peale. Miks see on oluline? Sellest ma hakkangi nüüd kohe rääkima. Aga ma alustan siiski sellest esimesest märgist, mida nad kogesid, need, kes olid seal koos. Äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja. Siin ei öelda, et oleks puhunud tuul. Me tihtipeale arvame, et püha vaim ja tuul, need on mõnes mõttes justkui sünonüümid ja ongi nii kreeka kui heebrea keeles on see üks ja sama sõna, mis tähistab tuult ja vaimu. Aga siin öeldakse meile mitte, et tuul puhus, vaid nagu oleks puhunud. Nad kuulsid sellist suurt kohinat või mühinat või mürinat, mis kostab siis, kui suur tuul puhub. See tähendab, midagi oli toimumas, midagi erilist, mida nad märkasid ja just nimelt see hääl, see kohin täitis kogu koja. Ja see on oluline, et tegemist oli just nimelt selle häälega, kui me peame silmas seda, mis nüüd järgneb. Ja siis on need tulekeeled, see tuli, mis otse kui hargnevate keeltena laskub nende igaühe peale. Ja meile öeldakse, et ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Mis on siin oluline? Nagu ma ütlesin, see hääl ja need keeled. See tuli oli justkui hargnevad keeled. Ja nii eesti keeles kui kreeka keeles tulekeel on sama sõna, see keel on siin sama sõna, mida me kasutame keele kohta, mis on meie suus, meie elundina, aga samuti, mida me kasutame keele kohta, mida me kõneleme. Ja see on väga tähtis, et siin on siis see hääl, see heli ja need keeled, aga need keeled, mis on justkui üks tuli. Jah, kõik saavad, igaüks üksikult saab sellest annist osa, aga see on siiski üks ja sama tuli. See on üks ja sama and. Nad hakkavad rääkima erinevaid keeli, kõikide nende rahvaste keeli, kes olid seal Jeruusalemmas koos, nii nagu me näeme, kui me edasi loeme. Aga nad kõik räägivad, nad kõik kuulutavad ühte ja sama sõnumit. Nad kõnelevad seda, mida Jumal neile annab kõnelda, mida püha vaim annab neile rääkida, annab neile välja ütelda, nii nagu me võiksime siit
otse tõlkida. Ja kui me siit edasi loeme, siis me näeme, et seal oli kõikvõimalikest kohtadest pärit inimesi. Olid partlased ja meedlased ja eelamlased ja need, kes elasid Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja isegi roomlased ja kreetalased ja araablased. Ühesõnaga, siin on loetelu kõikvõimalikest rahvastest ja kui me paneksime need kohanimed ja rahvad kaardi peale, siis me näeksime, et tegemist on sellise loeteluga, mis ümbritseb Jeruusalemma. Võiksime siis öelda, et kogu maailmaga, kogu tollal tuntud maailmaga või vähemalt suurema osaga sellest. Ja see tähendab, et seal olid, võiksime öelda, koos kõik. Tänapäeval me muidugi teame, et rahvaid ja keeli on palju rohkem, aga sümboolselt tähendab see siin, et kõik olid kohal, aga mitte ainult, et kõik olid kohal, vaid et kõik tõepoolest kuulsid nende omis keeltes räägitavat Jumala suuri ande, suuri tegusid, kuulutatavat ühte ja sama suurt sõnumit, rõõmusõnumist Jeesusest Kristusest, kes on meid oma püha kannatamise, surma ja ülestõusmise läbi lunastanud ning kes nüüd on andnud omadele selle püha vaimu anni ja tõotab seda kõigile, et selle läbi kõik uuesti sünnitada, elavaks teha ja neile ka igavese elu lootus ja Jumala ligiolu kinkida. See on see nelipüha and ja see on see tõotus, mis on sellel suurel juubelipäeval, sellel 50. päeval seal nelipühal täidetud, mis täitub jätkuvalt ja jätkuvalt. Igal pool, kus evangeeliumi kuulutatakse ja vastu võetakse, kus saadakse osa pühadest sakramentidest ja teistest jumalikest armuvahenditest, mille kaudu Jumal jätkuvalt jagab oma päästeande, oma vaimu ande, inimesi uuendades, elustades, pühitsedes ja igaveseks eluks valmistades. Nelipüha on tõepoolest imeline täide minemise päev. Aga siin on ka midagi väga inimlikku, ma ütleksin. Ja see on just nimelt see, et seal on palju erinevaid keeli, aga kõik mõistavad üksteist. Kõik saavad asjadest samamoodi aru. Nelipüha vastandatakse tihtipeale Vanas Testamendis esimeses Moosese raamatus jutustatud Paabeli torni loole. Tuleb teile meelde, inimesed tulid kokku ja otsustasid ehitada ühe kõrge torni, mis ulatub taevani. Nad olid kindlad, et neile pole miski võimatu ja siis Jumal segas ära nende keeled, nii et nad ei mõistnud enam üksteist, läksid tülli ja torni ehitamine jäigi katki. Ja nüüd öeldakse, et nelipühal saavad inimesed jälle üksteisest aru, erinevalt sellest Paabeli keelte segadusest, aga see ei ole siiski mitte niisama lihtne. See ei ole nii, et nüüd oleks kõikidel üks keel ja nüüd nad võivad selle torni sinna taevasse valmis ehitada. Vaid keeli on ju palju, siin räägitakse paljudest keeltest. Ja oluline on see, et mitte inimesed ei ehita torni taevasse, vaid taevas on tulnud maa peale. Jumal ise on tulnud inimeste keskele. See on ju meie kristliku usu keskne sõnum. Jumal on meid nõnda armastanud, et on oma pojas ise inimeseks saanud. Et on andnud oma poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Temas on tulnud taevas maa peale ja see püha vaimu väljavalamine veel kinnitab seda ja teeb selle, nagu öeldud, täiuslikuks. Püha Paulus ütleb, et Jumal on valanud oma vaimu ja selle vaimu läbi oma armastuse meie südamesse. Meie oleme Jumala püha vaimu tempel. Ta on tulnud ise ja võtnud aset meie sees. Mitte selleks, et me käiksime ringi nagu seestunud, mitte selleks, et meid kuidagi okupeerida ja enda orjaks teha, vaid vastupidi, et meid tõeliselt vabaks ja tõeliselt elusaks teha. Aga tuleme tagasi selle inimliku mõõtme juurde. Minu arvates on see väga imeline sõnum. Selleks, et üksteist mõista,
et üksteisest aru saada, et üksteisest hoolida. Selleks, et jagada üksteisega seda, mis on tõeliselt oluline, kõige olulisem, viimselt, igaveselt oluline, ei ole vaja seda, et kõik inimesed räägiksid ühte ja sama keelt. Selleks ei ole vaja seda, et kõik inimesed oleksid täpselt ühesugused, vaid selleks on vaja seda, et inimesed oleksid Jumala armastuse anni läbi üksteisele avatud, et nad tõepoolest saaksid üheks Jumala vaimu läbi kokku liidetuna, üheks ihuks, Kristuse ihuks kokku liidetuna. Ja see on ainus võimalus. Mõtleme selle asja peale natuke teistpidi. Kui inimesed räägivad ühte ja sama keelt, siis see ei garanteeri ju seda, et nad üksteisest tegelikult aru saavad, et nad üksteist mõistavad. Jah, nad võivad nendest sõnadest aru saada, mida nad vastastikku teineteisele ütlevad või üksteisele kõnelevad, aga see ei tähenda, et nad üksteist mõistaksid. Ja see ei tähenda sugugi mitte, et nad oleksid ühel meelel, et nad üksteist armastaksid. Me teame, et ühes ja samas keeles kõneldes on võimalik ka üksteisele väga palju haiget teha, vaenulikke, halbu asju ütelda, üksteist sõimata ja halvustada. Ma ei kutsu kedagi selleks üles, ma ei ütle, et keel oleks meile selleks antud, aga me teame, et see on ju nii. Ja tihtipeale on nii, et just nende kõige lähematega võib osutuda teineteise mõistmine kõige raskemaks, hoolimata sellest, et me üksteist nii hästi tunneme ja et me ühte ja sedasama keelt räägime. Üks ja sama keel või ühe ja sama meloodiaga laulmine ei taga seda, et me tegelikult oleksime ühel meelel, üksteist mõistaksime, üksteisega arvestaksime ja üksteist armastaksime. Ja samamoodi, kui keeled on ka erinevad, siis see ei tähenda, et inimesed ei suudaks üksteist mõista. Me teame, et üksteisest on võimalik aru saada isegi ilma sõnadeta, siis kui on olemas hea tahe ja heatahtlik, armastav, mõista püüdev suhtumine teisesse inimesse. Muidugi on hea, kui me ka neid keeli mõistame ja see oli see püha vaimu and siin. Vahel arvatakse, et see püha vaimu and oleks justkui olnud see, et apostlitele anti mingisuguseid selliseid keeli, mida keegi ei tunne, nõnda nimetatud keeltes rääkimine, mida apostel Paulus nimetab näiteks oma kirjas korintlastele. Jah, ka see oli teatav vaimu and või on, võib-olla tuleb seda ette ka tänapäeval. Ma ütlen võib-olla sellepärast, et kuigi ma tean, et väga paljud väidavad, et neil on see and, ei tähenda, et neil see tegelikult oleks. Aga apostel Paulus ütleb, et selle anni juurde kuulub ka üks teine and, nimelt tõlgendamise and. Keegi on, kes peab oskama seda tõlgendada ja seletada. Aga siin nelipühapäeval toimus midagi hoopis muud. Võiksime öelda midagi hoopis vastupidist. Jüngrid, apostlid hakkasid rääkima just neid keeli, mida need inimesed, kes seal koos olid, mõistsid, millest nad aru said. Milleks? Selleks, et nendeni jõuaks see rõõmusõnum Jumala suurtest tegudest, Jeesusest Kristusest, Jumala päästvast armastusest. Mitte arusaamatud keeled ei olnud need, mida apostlid rääkisid, vaid just nimelt sellised keeled, mis olid arusaadavad igaühele, kes seal koos oli. Ja sellepärast on hea, et neid jüngreid oli seal päris palju. Nad rääkisid erinevates keeltes, erinevates murrakutes, nii et tõepoolest keegi ei pidanud tundma ennast kõrvale jäetuna, ilma jäetuna sellest imelisest sõnumist. Aga püha vaimu and ei ole mitte ainult nende erinevate keelte rääkimine ja selle Jumala armu evangeeliumi kuulutamine, vaid Jumala püha vaimu and on ka kuulutatu, kõneldu mõistmine. Mõistmine mitte ainult selles mõttes, et sa saad aru sõnadest, mida sulle räägitakse, vaid sa saad aru ka sõnumist. Ja me kuulsime, et seal Jeruusalemmas oli rohkesti ka neid, kes
ei saanud aru, kes ei mõistnud, kes hakkasid pilkama, ütlesid, et need apostlid ajavad mingisugust segast juttu suust välja, nad on purjus. Miks? Sellepärast, et nad ei hoolinud. Sellepärast, et nad ei mõistnud ega tahtnudki mõista. Sellepärast, et nad ei lasknud Jumala pühal vaimul oma südant ja oma meeli avada ja valgustada. Ka see on Jumala vaimu and ja ka seda me peame endale paluma ja ka selle vastuvõtmiseks me peame valmis olema. Nii et nii inimlikus mõttes kui ka üleloomulikus mõttes. Siin on nii palju olulisi sõnumeid peidus selles tekstis nendest hargnevatest keeltest, tulekeeltest, mis panevad apostlid rääkima erinevaid keeli nii, et need, kes on nende ümber, need, kellega nad kõnelevad, neist aru saavad. Ka meie oleme selleks kutsutud. Esiteks muidugi võime olla tänulikud, et ka meie keel on nende paljude keelte hulgas, milles kuulutatakse, on juba aastasadu kuulutatud rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Et ka meie keel on nende keelte hulgas, millesse on tõlgitud Jumala püha sõna, piibel. Me võime olla õnnelikud, et meie keskel on need, kes on kutsutud ja läkitatud jätkuvalt seda sõnumit kuulutama. Ja ka meie oleme need. Mitte ainult need, keda kutsutakse pastoriteks või preestriteks või kiriku õpetajateks või piiskopideks, vaid kõik me oleme kutsutud jagama seda imelist päästekogemust, mille osaliseks Jumal on meid Jeesuses Kristuses teinud nendega, kes on meie kõrval. Selles keeles, mis meile on antud, neile inimestele, kellega me kokku puutume. Pidades meeles, et ükskõik mis keelt me ka ei räägiks, ükskõik kui hästi me ka mõnda keelt ei tunneks, ei valdaks, meie kuulutus võib vilja kanda ainult siis, kui see lähtub armastusest Jumala vastu ja nende vastu, kes on meie kõrval. Kui me tõepoolest mitte ainult tahame ennast mõistetavaks teha, vaid tahame ka mõista neid inimesi, kes on meie kõrval. Kui me oleme valmis võtma vastu selle, mida Jumal meile annab ja seda ustavalt kuulutama, mitte otsima mingeid muid asju, mingeid selliseid asju, mille järgi, nagu pühakiri ütleb, inimeste kõrvad ehk sügelevad, aga mis ei tule mitte Jumalalt, vaid kuskilt mujalt. Muidugi me oleme kutsutud kuulama, aga me oleme kutsutud kuulama Jumalat. Apostlid rääkisid nii, nagu püha vaim neile andis rääkida. See ei tähenda, et me ei oleks samal ajal kutsutud mõistma ja nägema neid inimesi, kes on meie ümber ja kellele me kuulutame seal ja sellistena, kus ja nagu nad on. Muidugi, ka see on meie ülesanne. Aga mitte unustades seda, et sõnum, mida me kuulutame, on Jumala juurest. See ei ole mitte meie enda väljamõeldis. See ei ole ka mitte kellegi tellimus, mille peale me siis justkui kujundame oma sõnumi, et need inimesed ennast hästi tunneksid, vaid see on Jumala sõna. Jumala sõnum. Apostel Peetrus ütles selles samas nelipüha jutluses neile, kes olid tema ümber ja küsisid, et mida nad nüüd tegema peavad, et laske ennast päästa sellest sõgedast hukkumisele määratud sugupõlvest. Kuidas? Parandades meelt, uskudes ja meelt parandades ja ennast ristida lastes ja nõnda pattude andeks andmise ja püha vaimu andi vastu võttes. Parandage meelt, see tähendab pöörduge sellest, mis on vale ja rikutud. Pöörduge Jumala poole. See ei ole sõnum, mis kõditaks inimeste kõrvu, sest see on meelde tuletus sellest, et me oleme patused. Aga see ei ole ka mitte osatamine, see ei ole mitte kellegi üle kohtu mõistmine või kellegi hukka mõistmine, kellegi süüdistamine, vaid see on kutse. See on hüüe neile, kes on hukkumas. Abi on olemas, pääste on olemas. Jumal ise sirutab oma käe teie järele. Võtke see vastu. Ja see on see teine pool. Ja ka seda me vajame kõik jätkuvalt. Nagu ma ütlesin, me peame paluma, et Jumal annaks meile mõistust, et ta annaks meile mõistmist, et ta õpetaks meid teda kuulama, et ta tõesti pühitseks ja valgustaks nii meie südant kui meie meeli.
selle sama püha vaimu anniga. Ja viimase asjana ma tahaksin veel kord tuletada meelde seda, et tegemist oli tulega, justkui tulekeeltega. Ja see tähendab, et meie sõnum, meie rõõmu sõnum peab olema selline, mis inimesi puudutab. Ma arvan, igaüks teab, võib-olla on kogenud või vähemalt oskab ette kujutada, mida inimene tunneb siis, kui ta näiteks pistab oma käe või sõrme tuleleegi sisse või sinna tulele lähevale. Ta saab kõrvetada, eks ole, ta tunneb seda. Ta tunneb, see puudutab teda, see ei jäta teda puudutamata. Nii ei tohiks ka see sõnum, mida meie kuulutame Kristuse jüngritena, jätta kedagi puudutamata. See peab olema üks tuline sõnum, üks tuline kõne, mis tõepoolest tuletab inimestele meelde seda, kes nad on, milline on nende olukord. Ja me teame, kui me ausalt vaatame enda ümber ja enda sisse, siis me teame, milline see on. Me teame, kui väga me vajame päästmist ja meele parandust. Ja kui me oleme valmis selleks, kui me tõesti ütleme Jumalale, et jah, ma tahan seda, Issand, ma palun, aita mind, päästa sina mind sellest sõgedast hukkumisele määratud sugupõlvest, siis ta teeb seda. Ja ta teeb seda selle sama püha vaimu annina, kelle ta nii heldesti valas välja sellel esimesel nelipühal Jeesuse jüngrite peale ja keda ta meile jätkuvalt kingib. Kelle läbi, nagu ma juba ütlesin, on ta oma armastuse meie südamesse valanud ja kelle läbi ta teeb meid tõeliselt elavaks, nii siin praegu kui igavesti. Veel kord õnnistatud, vaimurikast ja tulist nelipüha teile kõigile.